Ilusat teisipäeva hommikut. Taas kord käes tegutsemisamps. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeval juba aasta aega toimuvad veebikooli ettevõtjatele grupis teisipäeviti kell 10 tegutsemisampsud. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et ma kutsun külla põnevad inimesed, kes jagavad enda tegemisi ja ma küsin, kuidas sa seda tegid. Täna on mul külas Katrin Aas. Tere tulemast, Katrin! Tere, tere! Kas sa paneksid endale kaamerapildi ka sisse? Ja kohe. Nii, Tere nüüd on tulemast, näha. Katrin, on hästi näha, jah? Tere, Triin, ja nii tore, et sa kutsusid mind siia mõni elevil. Vahva. Ja tegelikult sa jäidki mulle silma sellepärast, et sa jagad sotsiaalmeedias enda tegemisi. Ja sul on selline põnev asi nagu ettevõtlusblogi. Nii et ma kohe küsingi, et kuidas see idee alguse sai? No see idee sai ikka alguse oma vajadustest, sellepärast et blogi on selline asi, mis on hästi seotud SEO-ga. Et kui sa tahad ennast nähtavale tuua ja jagada teistele näiteks tasuta väärtust, siis see on ideaalne, et ennast Google'isse üles panna ja olla näiteks klientidele või teistele alustavatele ettevõtjatele abiks. Saan ma siis õigesti aru, et sul on selline baas varasemalt olemas, et kuidas kodulehti teha? Jah, väike baas on jah, ma ei nimetaks ennast väga suureks tegijaks. Ise oled nii tagasihoidlik. No millega, eestlase tagasihoidlikkus. millega sina peamiselt tegutsed? Mis teenust sina pakud inimestele? Ja, et ma teengi kodulehti, haldan ja hooldan neid. Sinna hulka käibki SEO ja miks täna on see teema siin blogi, sest et see on sellega väga seotud. Ja virtuaalassistent olen ka, et pakun ettevõtjatele teenust, aitan, see on nagu, kes veel ei tea, siis virtuaalassistent on nagu tavaline kontoriassistent, aga lihtsalt kaugteel, et ei ole vaja füüsilist kohta ettevõtjal muretseda, et virtuaalassistent endale palgata. Kusjuures see on nii hea, et sa selle välja tood, et ettevõtjale suureks abiks. Mina olen raamatupidaja ja ma näen, et kuidas ettevõtjatel, kes tahavad kasvada, et neil tegelikult on neid laual nii palju ülesandeid, et selle põhitegevusega vahel on isegi vähe jääb aega, et nii hea, kui saab selle kellelegi ära delegeerida, näiteks virtuaalsele assistendile. Ja kusjuures Ja, siin, kui meid on kuulamas hetkel ka ettevõtjad, siis teadke seda, et virtuaalse assistendi teenus on täiesti maksuvaba kulu. ja, Ja Katrin, kas sul oli ette valmistatud siin natukene ka mõned slaidid? ja on küll, ma hea meelega jagan teile kohe. Tere hommikust, Grete, Kertu, Kaja, Kaari. No raske Kaur Vägi alati kohal, nii vahva. Super. Nii, nüüd mul läheb suts Ja kohe sina võid anda vaatama. märku, et kas sina oled ka endale enda blogi pidanud või on sul näiteks kodulehel blogisektsioon. Mina alles hiljuti tegin selle mõned kuud tagasi, et sinna ka aeg-ajalt ikkagist midagi sisu laekub. Nii, kas on näha? Ja, on näha. Suurepärane. Tegin siis väikse ettevalmistuse, et oleks lihtsam teile rääkida ja saate siit pilte teha, et endale seda pärast kasulikult tööle panna. Et mina olen siis Katrin. Ettevõtluses olen tegelenud juba 5 aastat, aga erinevates valdkondades, et praeguse virtuaalassistenti ja kodulehe tegemise valdkonnas mul on olnud 2 aastat peaaegu, ütleme nii, et blogini ma leidsin jah tee tegelikult läbi oma vajaduste, sest et ma olin kursis, et SEO on selline huvitav asi, mis toob sind esile ilma, et sa peaksid kasutama reklaame või UGC-d, influencereid, et siis blogi on selline hea asi, et paneb sind ikkagi pildile selles suhtes, et kui sa jagad ikkagi seda infot oma sotsiaalmeedias ja kodulehel, siis see tuleb sulle sinna Google'isse üles ka ja inimestel on lihtsam sind leida. Ja minu enda sihtrühm on alles alustavad ja juba tegutsevad ettevõtjad, et minu blogilood ongi edulugudest ja seal on ka praktilisi nõuandeid, kuidas ettevõtluses hakkama saada. Et tulge julgelt vaatama. Ja võib-olla ma juba ruttasin ette, aga miks on SEO oluline üldse?
et kuidas sa leiad kliente, kui sa ei ole Google'is olemas? mõtle sellele natuke et ennast tuleb Google'ile tutvustada, kui sul on koduleht. inimene ja ma saan aru, et ta paneb sinna ai-sse kuskile chat GPT-sse ennast, guugeldab seal, et kuidas leida, ongi näiteks kodulehtede tegija, aga ai-le on ka vaja ette sööta kuidagi enda teenuse kliendile viskaks sind sinna ette. et sellepärast on ka vaja SEO-d teha ja tutvustada nii Google'ile, näiteks Bing otsingumootor on hästi populaarne, ja ai-le ja selle jaoks ongi SEO. et mul on siin välja toodud, et minu need paar asja on siin näiteks, need on kõik Google'is saadaval, et kõige esimene, kes on virtuaalassistent ja kuidas ta saab ettevõtjaid aidata. kui ma selle esitluse tegin, siis ma olin 4 päeva tagasi selle postituse loonud ja ta juba oli Google'is olemas. et selles suhtes on väga hea, kui sa teed endale blogi, kui sa tunned, et sa ei leia kliente, siis tee endale blogi ja nad tulevad ise sinu juurde. see on täitsa puhtalt minu kogemus. siin on mul siis toodud sammud, et kui sa hakkad iseendale tegema kodulehte, siis mõtle, mis on see sinu valdkond, millega sa tahad esile tulla või kuhu inimesed peaksid pöörduma. mingid teemad, näiteks kui sa oled ehituses tegeled, et siis sa peadki tegema ehitusalaseid siukseid nõuandeid sinna blogisse panema. ja sihtrühm on ka väga oluline, et sa ei saa lasteaiaõpetajatele näiteks seal vundamendi valamisest võib-olla rääkida et sa peaksid selle kirja panema täpselt, et kes on sinu jaoks see oluline sihtrühm. ja kas sa saad ise blogist rääkida või kirjutada, et sinna lugusid teha või nagu mina, et kaasata teisi, näiteks autoriteete, tavalistele inimestele meeldib tegelikult lugeda neid lugusid, mida kirjutavad teised ettevõtjad või juba kuskile edasi jõudnud inimesed, sellepärast et neil on midagi ette näidata, inimesi huvitab, mida teised natukene tuntumad inimesed teevad ja kuidas nad on edu saavutanud. et miks mina seda tegin, oligi see, et mina ei julgenud ise midagi kirjutada. see oligi see, et mõtlesin, mida mina ikka seal kirjutan, ma ei tea ju veel midagi et see on hea võimalus alustada. ja nüüd ma olen ka natuke julgemaks saanud ja nüüd ma panen ise ka enda postitusi ülesse, et see lihtsalt andis nagu sellise julguse ja pealehakkamise, et okei, kui teised räägivad, tegelikult ma võiks ise ka ju rääkida. et selles suhtes oleks hea kasutada ka teisi, kui sa ise kardad. ja mõtle nüüd oma valdkonna peale, kuidas sina saaksid lugejat aidata. sest et inimesed tulevad ikkagi üldiselt selle uudishimu peale, et kuidas see artikkel minule kasulik on. tee pilti sellest näiteks, et sa saad pärast endale kasutada. inimesed tahavad tasuta väärtust saada. mõni ostab ka võib-olla, aga kõik tasuta asjad, et e-raamatud, mida jagatakse, sooduskoodid, kõik sellised checklist'id, et inimene saaks endale alla laadida ja siis võib-olla ta tuleb pärast isegi sinu kliendiks. ja kui sa kaasadki külalisautorit, nagu mina tegin omal näitel, siis mina tegingi omale nimekirja, et ma pärast kellelegi topelt ei saadaks. et teegi julgelt nimekiri ja kuidas saada ideid, kellele saata. mõtle jah, tõesti, keda sa ise jälgid. võta oma sõbralist lahti, kas sul on seal ettevõtjatest sõpru, kas on sul sotsiaalmeedias, keda sa ise jälgid ja keda sind huvitab, keda sa jälgid, ühesõnaga, pane kõik kirja, et kui sul on see omal paberi peal kirjas, siis see on palju-palju lihtsam. kuidas motiveerida ja kaasata külalisautoreid? ja tõesti, number 1 ongi see, et ole viisakas ja ole sõbralik, sest et mul on ka kogemus, kus mulle lihtsalt kirjutati, et ma tahan kliente saada. aga edasi, kus on tere, kus on enda tutvustus, päris nii, võib-olla kliente ja külalisautoreid endale ligi ei tõmba.
et ongi viisakus, oled viisakas, tutvustad ennast, räägid, millega ta silma jäi, et ta tunneks, et ta on millegi jaoks vajalik, see inimene, kes sulle tuleb kirjutama blogisse lugu, sest et ta ei taha olla lihtsalt mingisugune objekt või keda ära kasutatakse. et ta tahaks ka ise teada, mille jaoks tema on vajalik. kindlasti tutvusta enda niši, oma tegevusala, millega sa tegeled, et ta saaks aru, kas tal on üldse midagi sinu teemast või valdkonnast rääkida. Sest et minul oli küll näiteks üks selline kogemus, kus üks inimene kõnetas mind väga ja ma palusin talt, et ta kirjutaks eduloo, aga ta ei uskunud, et tema lugu võiks olla selline, mis teisi kõnetaks ja ta jagas mulle hoopis teisest valdkonnast lugu. Ta siiski jagas, kuigi minu algne plaan ei olnud selline, aga see oli väga tore, et ta oli siiski nõus. Et seepärast on oluline oma plaanist rääkida. Ja siis kirjutaja, miks see lugu võiks teisi lugejaid kõnetada. Et mitte ainult sind ennast, jah, see võiks sind ennast kõnetada, aga kas teised lugejad saavad ka sellest kasu. See on ka väga oluline. Et ei ole mõtet kirjutada lugu, kui keegi seda lugema ei tule. Ja seda tahab ka teada teine külalisautor. Ja kui sul on juba tõesti olemas neid lugusid, mida jagada seal blogi sees, siis jaga ka nendele inimestele neid näidetena, et nad saaksid natukene aimu, milline see lugu võiks välja näha. Kuidagi selline parem tunne on inimesel tulla, kui ta näeb, et seal on juba midagi ees ja võib-olla ka tagasisidet jagada, mida keegi on öelnud selle blogiloo kohta või selle ettevõtmise kohta üldse, millega sa tegeled. Ja kuidas see blogiloo kirjutamine ise toimib? Et kas sa külalisautorilt palud kõne teha, et helistate, teete videokõne, kas ta kirjutab ise selle loo või sa saadad intervjuu küsimused ette või saadab häälsõnumid näiteks ja siis sa ise kirjutad kokku. Aga hästi oluline on see, et kui sul on blogi valmis, siis sa saadad selle talle kinnitamiseks, enne kui sa avaldad. Sellepärast, et teinekord on seal midagi, mida ta siiski ei soovi, ta tahab üle vaadata ja siis see on ka sinu jaoks nagu usaldusväärsuse tekitamise element, et sa teed ausat tööd, et sa ei ole nagu ajakirjanik. Ja siin on üks näide, kuidas mina tegin. Triin paneb selle ühe dokumendi sinna kommentaaridesse ka, et kuidas mina kirjutan inimestele, keda ma soovin paluda enda blogisse. Selline kiri siis, kui te näete hästi seda, ma ei tea, kui hästi te näete, igatahes te saate avada selle kirjaga sealt lingist kommentaaridest. Ja mis nüüd siis saab, kui vastust ei tulegi? Mina olen ka oodanud neid vastuseid päris kaua ja sellest ei ole mitte midagi hullu, sest et inimestel on nii palju tegemisi ja töid, et siis ei olegi midagi, ootad paar nädalat või kuu aega ja saadad meeldetuletuse, et hei, kas sul on aega mulle vastata, kas sa üldse soovid tegeleda sellega. Pooltel juhtudel ikkagi sulle tuleb vastus, et ma unustasin täiesti, et sellest ei ole nagu mitte midagi, et väga hea, et sa meelde tuletasid, ma soovin küll osaleda. Sest et inimene võib selle küll üle lugeda, selle kirja, aga tal ei ole parasjagu aega vastata ja siis ta jääb sinna unustuste hõlma. Ja kui vastus on ei, siis ole alati viisakas, sa ei tea kunagi, mis sealt võib järgi tulla, et oled viisakas, tänad, võib-olla see oli sinu jaoks mingi oluline kontakt tuleviku jaoks, inimene vaatas, et sa oled sõbralik ja ta pöördub võib-olla teinekord sinu poole, kui tal on mingit abi vaja. Ja kui vastus oli jah, siis loomulikult hakkad kohe tegutsema, küsid, et kuidas ta soovib edasi jätkata, pakud omalt poolt variandid välja, oled abiks, kui ta on enesekindel, siis ta tuleb lihtsalt mölluga kaasa, aga kui tal on võib-olla seal tegemisi ja natuke tagasihoidlik ja kardab, et tema pilt
just ei sobi või tema lugu ei ole parim, siis innustad teda ja motiveerid teda ja ütled, et ta on täiega äge, sest et sina juba kirjutasid talle ja see näitab, et järelikult on silma jäänud. ja blogimist siis, ma loodan, et ma sain olla abiks nendele inimestele, keda see teema huvitab. kasutage kindlasti neid võimalusi, mida blogi pidamine annab. et see on ülihea võimalus olla pildis. tõepoolest nii on. Kaari ütles, et tegelikult lasteaiaõpetaja ja vundamendi valamine on piltlikult öeldes väga õige ja hea näide. kogu õppimise alus algab eelkoolieas. Jaa, väga hea. ja Kertu jagab positiivseid sõnu sinu suunas, et Katrin on alati lahke aitama, kui mõni küsimus õhku kerkib. Ja see on nii armas temast. ja Eelik ütleb, et Katrin suutis tõesti hea niši leida, et need blogid on nii väärtuslikud ja nii head nõuanded ka täna sul olid siin, et ma kirjutasin mõned nipid välja ka, et mulle hästi meeldis see, et tee nimekiri alguses, et keda sa näiteks tahaksid kutsuda ja siis pea nagu järge, et kellele sa oled juba kirjutanud või et ja sa oled sellega kursis. mul on pikk nimekiri ja siis ma teen nagu linnukesi või märgin ära sinna, kui tuleb mõte kasvõi öösel, ma kirjutan kohe telefoni notes idesse, et "Oh, see oli nii äge inimene, et ma pean talle kirjutama. Sest et muidu see läheb järgmine päev meelest ära. Jaa, see on nii hea mõte, et kirjutada kohe ülesse. Kui kaua läheb umbes aega, näiteks tuleb see jah-sõna ära ja ma saan aru, et sa siis teed ka videointervjuu või siis kirjalikult, et kuidas see valimine sõltub, kas video või kirjalikult? See sõltub sellest inimesest, keda ma palun, et kui temale ei sobi kirjutamine, sest et see võtab tihtipeale kaua aega, siis teeme videokõne. Aga mõni inimene tahab jälle kirjutada, mina ise eelistan kirjutamist, sellepärast et ma kardan, et ma ise seal videokõnes võib-olla unustan midagi küsida, et ma saan nagu paberi peal nagu kõik nagu küsimused ja et ma tahan, et see lugu oleks võimalikult selle inimese nägu, et kui ta ise kirjutab selle, siis ta saab ise ka läbi mõelda selle kuidagi paremini. mul on endal niisugune mulje. aga ikkagi täpselt nii, nagu see inimene, keda ma palun, et kuidas ta ise tunneb, et ma nagu selles suhtes olen hästi vastutulelik, igast varianti olen juba proovinud. nii armas oled, Katrin. Ja kui nüüd siis läks see jah-sõna ja siis näiteks oletame, et on see kirjalik intervjuu, et kui kaua läheb siis sellest, no sina hakkad siis seda toimetama, et kui palju see aega võtab ja see ülessaamine, et umbes. kui mul on fookus paigas, siis ma teen selle paari tunniga ära. jah, et ei ole tegelikult keeruline. Pead vaatama, kontrollima sõnastused ja kõik asjad üle ja ütleme, kõige esimesed on võib-olla kõige raskem teha ja kõige kauem teed, aga siis juba läheb nagu kiiremini. nii vahva, siis sa tegelikult ju oled ka nagu keeletoimetaja, et vaatad kõik üle nagu, kuidas see sõnastus on ja mulle hästi meeldis see, et sa ütlesid, et sa saadad enne ülevaatamiseks ka inimesele, et ja, võib-olla tõesti mõtleb, et ma võib-olla seda fookust ei taha siin, et ma natuke tahan midagi muuta, et siis sa annad selle võimaluse, et see on nii hea. ja, ja, et tal peab olema võimalus ülevaatamiseks, kui mul endal jääb midagi kahe silma vahele, siis alati võiks keegi üle vaadata, see inimene ise, kes oma artiklit kirjutab. ma panin siia kommentaari ka sinu selle blogi ja kas sa võid saladuse loori kergitada, kellest järgmine edulugu on? mul on praegu kõik edulood poolikud, ma ei tea. siis, natuke siis poolik. peame, siis peame uudistama ja hoidma sinu sotsiaalmeediakontodel silma ja, peal, et näha, kes see järgmine on. ja just, tulge vaadake ja jälgige. ma panin siia sinu kodulehe ja aitäh, Katrin, sa tulid, võtsid aega ja rääkisid meile ja tegelikult see oli nii kasulik see fail, mis sa jagasid, et kuidas kutsuda, näiteks täpselt samamoodi nagu kutsud blogisse, näiteks mina kutsun külalisi või siis keegi teeb podcast'i, et see mõte selline, et kuidas kutsuda, jääb alles ja mulle nii meeldis seda, et alati viisakus enne kõike ja tutvusta ennast, ja, mis on sinu sihtrühm, et siis on sellel kirjasaajal palju lihtsam ka aru saada ja jääb ära võib-olla see edasi-tagasi kirja saatmine ka, et kes, mida, kus, et kohe selle infos välja tuua, et kindlasti vaadake seda linki, mis ma siia kommentaariumisse panin. aitäh sulle, Katrin, ja veel kord. aitäh sulle kutsumast, nii tore oli.
ja aitäh ka kõigile kommenteerijatele ja vaatajatele. Meid oli täna väga palju, 30 inimest laivis kuulamas. kujutad sa ette? väga lahe. ja, väga tore. ja peatse kohtumiseni juba järgmisel nädalal, täpselt samal ajal kell 10 veebikool ettevõtjatele Facebooki grupis. ilusat päeva jätku. Tšau.